Te teate, et siin kanalil ei räägi me ainult rahustavatest meditatsioonidest, me tegeleme ka päris muutusega, sellega, mis juhtub pärast seda, kui inimene hakkab oma elu ausalt vaatama. Olen viimased kuud jälginud, mis ühendab inimesi, kes päriselt muutuvad. Neil on armastus, tervis, raha ja sisemine rahu. Ja ma leidsin need 11 sammu, mis eraldavad unistajad nendest, kes päriselt kohale jõuavad. Esimene samm, radikaalne ausus iseenda vastu, julgus vaadata otsa oma praegusele punktile, ilma ilustamata ja tunnistada, kus sa tegelikult oled. Räägin ühe lugu inimest nimega Mark. Mark on aastad rääkinud kõigile ja eriti iseendale, et ta on kohe oma suure läbimurde lävel, ta käib koolitustel, ta mediteerib külluse sagedusel, et tema sotsiaalmeedia on täis inspireerivaid tsitaate. Väliselt tundub kõik just kontrolli all, kuid ühel õhtul istudes üksi oma köögis tegi ta midagi, mida ta oli vältsinud 3 aastat. Ta avas oma pangakonto väljavõtte ja pani selle kõrvale oma tegelikult võlgnõused. Ta ei vaadanud enam potentsiaalset tulu, vaid karmi reaalsust. Ja sel hetkel tabas teda radikaalne ausus. Ma ei ole edukas ettevõtja, kes on ajutises madalseisus. Ma olen inimene, kes on rahalises kriisis, sest ma kardan müüa ja kardan ebaennustumist. See oli hetk, kus tema klaasis kindlus purunes. See oli valus, see oli piinlik ja ta nutsis tunde. Aga teate, mis juhtus järgmisel hommikul? See oli esimene hommik üle pika aja, kus tal ei olnud äravust. Miks? Sest kui sa lõpetad valetamise, et sul on kõik hästi, kaob vajadus seda valet üleval hoida. Alles selles aususe põhjast sai ta hakata ehitama päris vundamenti, mitte õhulosse. Teine samm, vastutus, täieliku vastutuse võtmine, täielik loobumine ohvirollist ja mõistmine, et välised asjaolud on vaid dekoratsioonid, mida sina ise mõjutad. Mul on üks tuttav, kes käis aastaid teraapias ja mediteeris, süüdistades oma ebaedus rasket lapsepõlve. Muutus algas hetkel, mil ta lõpetas mineviku taha peitumise ja tunnistas endale, ma kasutan oma ajalugu vabandusena, et täna mitte pingutada. See oli valus äratundmine, kuid just sealt algas tema päris transformatsioon. Ta loobus ohvirollis ja võttis juhtohjad enda kätte. 3. samm, tõeliste eesmärkide määratlemine, sotsiaalsete maskide ja peale sunnitud eesmärkide kõrvalheitmine, et leida see, mis sind päriselt käivitab. Kujuta ette meest, kes töötas 10 aastat, et osta enda luksuslik maastur, sest kõik tema ringkonnas pidasid seda edumärgiks. Kui ta auto kätte sai, tundis ta rõõmu vaid nädal aega, varsti muutus auto lihtsalt kulukaks kohustuseks. Ühel hetkel ta mõistis, talle tegelikult ei meeldi autoga sõita, talle meeldib matkata ja reisida seljakotiga. Ta oli ohverdanud oma vaba aja ja une, et teenida välja märk, mis teistele muljet avaldaks, samal ajal, kui tema enda hing ihkas vabadust ja lihtsust. Ta müüs auto maha ja tundis esimest korda kergust, sest ta lõpetas teiste inimeste unistuste finantseerimise. 4. samm. Fookus distsipliinil, mitte motivatsioonil, mõistmine, et järjepidevad väiksed sammud on tugevamad kui lühiajalised emotsionaalsed pursked. Räägin teile lugu 2 kirjanikust. Esimene kirjanik ootab alati muusad, kui tal tuleb peale suur inspiratsioonipuhang, kirjutab ta öö läbi 20 lehekülge jutti, kuid pärast sellest pingutus on ta nii kurnatud, et ei puutu arvutit 3 kuud, sest õiget tunnet pole ja ta tuju on kadunud. Teine kirjanik aga ei oota inspiratsiooni, ta otsustab, ma istun laua taha ja kirjutan iga päev vaid 15 minutit, kohe pärast hommikukohvi, pole vahet, kas tal on lennukaid, mõtted või mitte, ta avab oma käsikirja ja paneb kirja kas või paar lauset. Aasta pärast on esimesel kirjanikul ikka vaid need samad 20 lehekülge ja suur stress, tegemata töö pärast. Teisel kirjanikul on aga valmis käsikiri. See ei sündinud tänu särale silmades, vaid tänu sellele, et ta asus oma töölaua taha ka neil päeval, mil tal polnud viitsimist.
Tee ilma garantiita, usalda protsessi, ära oota täiesliku hetke. 5. samm. Energiahaldus. Keha ja tervise hoidmine kui peamine ressurss, ilma milleta ei too materiaalset hüvet rõõmu. 6. samm. Suhtlusringkond. Ümbritsemine inimestega, kes toetavad sinu kasvu ja julgus distantsi hoida nendega, kes sind tagasi tõmbavad. 7. samm. Suhtlemisoskus. Oskus läbi rääkida, lüüa sügavaid suhteid ja siiralt väljendada armastust. Iga realiseerimata võimalus sinu elus, tööalane või isiklik, on mingil hetkel takerdunud suhtlemisse. Ütlemata sõnasse, valesti öeldud sõnasse, hirmust suu avada. Suhtlemine ei ole talent, see on oskus. Ja kui sa selle oskuse arendad, muutub karjäär, suhted ja see, kuidas sa end inimeste seas tunned. 8. samm. Töö mõttemustritega, ilma esoteerikata. Piiravate uskumuste ja kognitiivsete vigade märkimine ning nende asendamine konstruktiivse maailmapildiga. See ongi punkt, millega me siin kanalil kõige sügavamalt tegeleme. Me räägime küll nendest sammudest, aga et neid päriselt ellu viia, peame me oma alateadvust ümber seadistama ja siin tulevadki mängu minu meditatsioonid. 9. samm. Finantstarkus. Keskendumine sellele, kuidas olla maailmale kasulik ning oma ressursside, raha ja aeg, teadlik juhtimine. Üks inimene teenis keskmises kõrgemat palka ja oli pidevalt võlgades. Kuu järel see tundus paradoksina, kuni elu sundis sissetulekut järskult vähendama. Ja siis juhtus midagi ootamatut. Raha hakkas alles jääma. Mitte sellepärast, et seda oleks rohkem tulnud, vaid sellepärast, et kadus illusioon, ma saan seda endale lubada. Selgus. Probleem ei olnud kunagi sissetulekus. Probleem oli sadedes, väikestes, teadvustamata kulutustes, mille taga peitsid end äravus, igavus ja soov end raske päeva eest premeerida. Finantstarkus ei ole selle kohta, kui palju sa teenid, see on selle kohta, kes juhib sinu raha, sina või sinu emotsioonid. 10. samm. Kohanemisvõime. Paindlikkus muutuda koos maailmaga ja oskus ebaõnnestumises kiiresti õppida, mitte neisse kinni jääda. Mõista, et kõik toimuv on pikas perspektiivis sinu hüvanguks. See on sisseveendumus, et isegi kui hetkel tundub olukord lootusetu, on see tegelikult vajalik ettevalmistus järgmiseks etapiks või suunamuutuseks, mis teenib sinu tõelist kasvu. 11. samm. Kohalolu, seisund ja protsessi nautimine. Oskus olla õnnelik juba teel olles, mitte lükata elamist edasi hetkeni, mil kõik on valmis. Üks naine arvas, et ta hakkab päriselt elama ja end armastama alles siis, kui ta kaalust alla võtab. Ta lükkas edasi ilusate riiete kandmise, uute tutvuste loomise ja isegi naeratamise, öeldes, teen seda siis, kui olen saavutanud ideaalse vormi. Ta elas aastaid ooterežiimil, märgates alles hiljem, et elu viibises temast mööda, samal ajal kui ta vihkas oma teekonda. Ta mõistis, õnn ei ole preemia, mis ootab finišijoone taga, vaid oskus nautida oma elu ja keha juba täna, samal ajal kui sa oma eesmärkide poole liigud. Meditatsiooni eesmärk ei ole kunagi olnud sind uinutada, selle eesmärk on sind äratada. Need 11 sammu ongi see elu, mis algab siis, kui sa oled päriselt ärganud ja julged endale otsa vaadata. Kohtumiseni praktikas.